Soovin sulle õnnistatud pühapäeva ja uut nädalat. Kujuta ette kevadist ööd. Jeesus koos jüngritega on ülemisest toast kiidulaule lauldes lahkunud. Nad on jõudnud Õlimäele, Getsemani aeda ja Jeesus hakkab seal palvetama. Ta teab, mis teda ees ootab. Ta pöörab pilgu taeva poole ja kõneleb oma taevase isaga. See palve on nagu väga lähedaste kahekõne. 16. sajandil nimetati see Johannese evangeeliumi 17. peatüki osa Jeesuse ülempreesterlikuks palveks. Siin räägitakse sellest, mis on igavene elu, mida kujutab endast tõeline au ja miks Jeesus palvetab minu ja sinu eest. Kuid kuulakem seda nii, nagu evangelist Johannes selle meile on jätnud. Seda rääkis Jeesus, ta tõstis oma silmad taeva poole ja ütles: Isa, tund on tulnud, kirgasta oma poega, et ka poeg kirgastaks sind. Nagu sina oled talle andnud meelevalla kõigi olendite üle, et ta annaks igavese elu igaühele, keda sina talle oled andnud. Aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsana tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Mina olen sind kirgastanud maa peal, lõpetanud töö, mille sa mulle andsid teha, ja nüüd kirgasta ka sina, Isa, mind enese juures selle kirkusega, mis mul oli enne maailma rajamist sinu juures. Ma olen teatavaks teinud sinu nime inimestele, keda sina mulle oled andnud maailmast. Nad olid sinu omad ja sina oled andnud nad mulle ning nad on pidanud sinu sõna. Nüüd on nad ära tundnud, et kõik, mis sina oled andnud mulle, on sinu juurest, sest need sõnad, mis sa oled andnud mulle, olen mina andnud neile ja nemad on need vastu võtnud ja tõesti ära tundnud, et ma olen pärit sinu juurest ning uskunud, et sina oled minu läkitanud. Mina palun nende eest, maailma eest ma ei palu, vaid nende eest, keda sina oled mulle andnud, sest nad on sinu omad. Ja kõik minu oma on sinu oma ja sinu oma on minu oma ning mina olen kirgastatud nendes. Ja mina ei ole enam maailmas, kuid nemad on maailmas ning mina tulen sinu juurde. Püha Isa, hoia neid oma nimes, mille sina andsid mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Jeesus alustab oma palvet sõnadega: Isa, tund on tulnud, kirgasta oma poega, et ka poeg kirgastaks sind. Kaasaegses maailmas tähendab kirgastumine eelkõige välissära, kuulsust või au inimeste silmis. Kuid Jeesus ei otsi odavat populaarsust. Kreeka keeles kasutatakse siin sõna doksa, mis vastab heebreakeelsele sõna kabod. Need mõisted viitavad hoopis kaalukusele või asjade tõelisele olemusele. Jumala kirkus ei avaldu mitte maiste asjade hiilguses ja aus, vaid armastuses, mis on valmis oma elu jagama. Jeesuse au tipuks ei ole mitte kuldne kroon, vaid kibuvitsakroon ristil. Ristil, kus ta on näiliselt kõige nõrgemas ja hüljatumas olukorras.
saab nähtavaks tema jumalik olemus. Jeesuse kirgastamine tähendab seal inimesele loomupärasest enesel alalhoiu instinktist loobumist. Golgata rist kõneleb Jeesuse ennast ohverdavast armastusest. Kuid siit jõuame ka teise olulise küsimuse juurde. Mis on siis see igavene elu? Enamasti me mõtleme igavesest elust kui ajast, mis algab pärast surma ja millel pole lõppu. Kuid Jeesus annab igavesele elule uue ja sügavama definitsiooni. Ta ütleb, aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Kaasajal rõhutame me, et kõik peaks olema andme- ja faktipõhine. Meie taskutes on seade, millel on ligipääs kõigile maailma faktidele. Küsi ja sa saad kohe vastuseid oma küsimustele. Jeesus aga räägib tunnetusest, mis annab meile midagi enamat kui lihtsalt faktid ja teadmised. Nimelt igavese elu. Selline tunnetus pole lihtsalt faktide kogu. See on elav ja usalduslik suhe. Jeesus kutsub meid teda usaldama. Igavene elu ei ole seega lihtsalt elu, mis kestab lõputult. See on elusfäär, see on täiesti uus elukeskkond, millesse sa juba täna võid astuda. See on osadus taevas isa ja pojaga, nõnda et me saame osa ka nende omavahelisest armastusest. Usk ja tunnetus käivad siin käsikäes. Need täiendavad teineteist ja toovad meie ellu selguse ja rahu. Kuid selles lühikeses palves on veel midagi erilist. Siin on üks sõna, mis kordub lausa 17 korda selles lühikeses lõigus. See on tegusõna andma. Jeesus ütleb, et isa on andnud talle meelevalla, et ta annaks igavese elu neile, keda isa on talle andnud. Me näeme, et siin Jumala olemuse kõige imelisem külg on andmine. Jumal on lakkamatu eluvool, ta on pidev andja. Oleme harjunud elulaadiga, mina aitan sind, sina aitad mind. Mina sulle, sina mulle. Peaasi, et meil mõlemal oleks selles suhtes kasu. See on selline Exceli tabeli loogika, kuid Jumal ei ole raamatupidaja, ta on lakkamatu eluvool. Ja Jeesus jagab seda talle antud meelevallaga pühavaimu läbi ka meile. See on ennast ohverdava armastuse tee. Isa andis oma poja, poeg andis oma elu meie eest ja nüüd saame meiegi selle elu jagamises olla viljakad. Ja olemegi jõudnud Jeesuse palve kõige isiklikuma ja liigutavama osani. Jeesus ütleb, et ta palub oma jüngrite eest, keda isa on talle maailmas andnud. Ta on andnud neile isa sõnad ja nad on neid sõnu hoidnud ning pidanud. Jeesus ei ütle, et jüngrid olid kõigest täiuslikult aru saanud või kõike täitnud. Ta ütleb, et nad on sõna hoidnud ja usaldanud. Neisse istutatud sõna on nagu seeme, mis aja jooksul idaneb ja hakkab vilja kandma. Pühast vaimust kastetuna kasvab sellest tõeline mõistmise puu. Kõik on nagu väga lihtne, kuid Jeesus näeb veel midagi, mille eest paluda. Ta palub oma jüngrite ühtsuse eest. Alates Paabeli torni ehitajatest kuni kaasaegsete utoopiateni on ühtsust püütud luua ühtlustamisega. See tähendab, et kõik teistsugune surutakse maha, kuid Jeesuse poolt palutud ühtsus ei kustuta meie isikupära. Jeesus palvetab ühtsuse eest mitmekesisuses.
tegemist on ühtsusega, milles peegeldub isa ja poja omavaheline suhe. Iga inimene on siin Jumalast armastatud, iga inimesel on siin hindamatu väärtus. Siin puudub vajadus konkureerida, sest igale ühele jätkub temale kohast ainulaadset elurikkust. Püha vaim annab meile meelevalla jagada oma elu ja armastust, mis Jeesus meile jättis. Hea sõber, kuulda ongi Jeesuse ülempreesterliku palve tuum. See palve kutsub meidki vaatama iseendast kaugemale, astuma osadusse isa ja pojaga ning elama juba täna seda igavest elu. Jeesus on oma sõna meis juba istutanud, ta on meie eest palvetanud ja ta on andnud meile oma vaimu. Kui sa tunned end täna väsinuna ja segaduses olevana, siis tuleta meelde, issand palvetas sinu eest tollel ööl Getsemani aias. Ta tunneb sind, ta on su isa käest vastu võtnud ja ta palub, et sa oleks hoitud. Täitku sind püha vaim armastusega Jumala ja kaasinimeste vastu. Palvetage meiegi. Issand, ma tänan, et ma pole üksi jäetud. Sa oled andnud püha vaimu ja sõna, mis meid julgustab. Issand, täida mind usu, lootuse ja armastusega elu ja kaasinimeste vastu, et sinu nimi saaks austatud. Isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen.